Ma lähen täna mingit realityt filmima. Tulge muga kaasa. Ma ei saa väga kõvasti rääkida, sest on Reimaga. Kell on alles 8. Meie kunstiteosed. Ma olen siin juuste all kuskil. Ja me lähme nüüd teisele korrusele. Oh my god, ongi keemialabor. Ole vaid. Katsume seda niimoodi teha. Hello vlog. Siin tundub mingi must särk olevat. Nüüd vist peame seda pesema. Nii väiksed tupsutamised käivad, sest et õues on räme külm. Kõigil on ninad punased peas, vaata. 2 mängu tehtud. Esimeses mängus ei läinud keegi välja. Ja teine mäng oli siuke mingi kunstiteos asi. Väga lahe oli. 1 läks välja ja nüüd meid on siis 7 alles ja nüüd on 3. mäng. Ma ei tea, mida me tegema lähme. Meil kästi panna siuksed kostüümid selga ja me oleme Amaniga täna baaris. Lähme vaatame siis. Vot see oli ülesanne. Aga Adrekas on räme üleval, nii et kohe läheb tegema, vaata. Rallit sõitma. Alguses Amani rääkis päris vaikselt, siis ma ei kuulnud. Lõpust hakkas karjuma. Pane! Sõidame rahulikult edasi, oleme sõbrad! Ma pole pärast seda saate filmimist jõudnud filmidagi. Mul oli kohe esmaspäev töö ja täna siis käisin Küntes. Nunnud küüned endale läikivad. Emps ostis mingi uue keeli. Ja nüüd ma lähen Kevin Murphy ühele üritusele. Laululava sinna klaassaali. Aga mul on kaamera akut suht vähe. Selga panin siukse meestopi, laiad püksid ja saapad. Proovime siis seda raspberry, rhubarbi ja hevendit. Palasin mööda. Täpselt siuke suvine. Mulle hullult rabarber meeldib ka nii, et saaks natuke välja, et siis mõnus kõrs vaata. Mul on trenni ühesõnaga. Nii. Ma tegin oma trenniks ära. Nüüd ma siis istun oma infrapunamati sees. Mõtlesin, et räägin, mis ma siis nädalavahetusel tegin. Mind kutsuti siis eelmine nädal sükstuse kohta mingi reality. Uus Delfis nagu parkimismaja. Võistlussaade Parkimismaja. See on 8 osa täis enneolematuid ülesandeid. Peatselt Delfis. 8. aprillil tuleb siis Delfisse ja siis hakkavad siis inimesed omavahel seal võistlema ja kes, kuidas, kellel läheb ja mis ülesanded, siuksed mingid loomingulised ülesanded on ju. Laupäev, pühapäev pidin hästi vara ärkama. Minu jaoks hästi vara, 7:30 juba. Preppisime ja siis hakkasid need mängud pihta seal ühesõnaga. Üliäge kogemus, et alguses ma mõtlesin, et kas ma viitsin minna, et nädalavahetusel, et ainult aeg, kui saab nagu puhata on ja kui juba kutsutakse, siis tuleb jah öelda ja proovida. Tore, et läksin. Jälle uus kogemus. Sai ennast ka oma nagu nii-öelda siis nutikust proovile panna, et keska juba lõppes ammu ära ja ülikool ka on ja polegi ammu nagu aju kasutanud niipidi. Täna on teisipäev. Käisin Kevin Murphy koolitusel, neil tulid uued värvid välja, et tahaks mingeid uusi tooteid katsetada, proovida ja siis pakuti süüa. Väike goodiebag oli, päris äge kotike neil, kätekreem, juustesse jäätav balsam ja siis šampoon ja balsam siis värvikaitsele. Päris tore goodiebag ja see kreem on ka vaata täis suuruses. Üks väga oluline asi juuksuritel on kätekreemi kasutamine, et käed ei jääks vanaks, sest me oleme nii palju keemiaga vaata saame kokku. Issukku palav siin hakkab juba. Päris hea rannakott. Aga see kreemilõhn on siuke hästi mõnus. Mitte tugev, siuke värske ja nagu pigem nagu siuke luksuslik lõhn. Väga hea. Mingid lemmikud on mul küll kujunenud, aga mingitest asjadest viskab vaata kopa ette. Tahaks katsetada midagi uut. See Kevin Murphy pidi hästi nagu toimima ja hästi ilusad pakendid on ja loodussõbralikud ka. Mul on veel 24 minutit jääd seda sauna, aga nüüd ma tahan käed ka sisse panna, sest siis toimib siit ülevalt ka vaata. Reaalselt, ma olen nii imelik inimene. Miks mul kõike seda jura vaja on nagu selles mõttes, et tegelikult see matt on nagu lahe ju. Ma armastan sauna, mul on maal saun, ma olen terve elu saunas käinud ja minu jaoks saun on nagu nii mõnus. Ta lõdvestab lihaseid, siuke mõnnavad, soe, pärast on nii mõnus clean tunne, teed mingi pärast shave'id ja teed mingid head kehamaski ja näomaski. Siis ma mõtlesingi, et ma siis proovin seda, et mul ei ole siin sauna vaata. Oleks saun! Ma ei usu, et mul seda niimoodi vaja oleks. Ja mul on meik peal, sest ma tulin sealt ürituselt, aga ma lihtsalt higistan. Naasti. Pesus käidud. Ma värvin endale ise ripsmeid ja kulme. Aga ripsmetega on nii nagu on. Saab hakkama küll. Ma reaalselt just ärkasin
nii väsinud. Mingi lehepuhuja. See äratas üles. Ma ei suuda, miks nad peavad nii vara seda puhuma hakkama. Ja siis mul sealt ventikas, mis imab seda haisu ära, onju. Seal on mingi kajakate pesa. Lihtsalt kajakad. Terve aja. Aga mis ma tahtsin tegelikult öelda? Mina tegin unicorni endale. Vaatame, mis siit tuleb. Ma räägin, ma ei ole seda väga palju teinud, aga ma tunnen, et nagu minu juustele see ei sobi. Siit tundub juba natuke lõdva. Mis seal ikka? Harjutamine teeb meistriks. Breakfast. Tuunikala, siuke plõga. See on nagu sarnane nagu seal blenderis. Iga leti peal. Nii maitsev. No siuksed tulid nendega. Ilusad, ma pean veel natuke harjutama. No need on kindlasti rohkem nagu sellised beachy veevid on ju. Tegelikult on kena, aga ma lihtsalt ei pannud piisavalt tugevat siit pea juurest. Siis ta natuke jäid siuksed lõdvad näo äärest. Ma tahtsin, okei, mida iganes. Ma pidin täna kliente filmima ja pildistama, aga ikkagi ei jõudnud. Siis ma näitan ühte siis Merleeni lõikust. Kõige viimast. Kell on 21:14. Ma lõpetasin kell 8 töö ja ma mõtlesin, ma tulen koju on ja ma ei viitsi mitte midagi teha, aga hakkan kohe sööma. Aga siis ma olin nii tubli ja ma olin mingi suvi tuleb, teeme trenni, oleme tublid, siis ma tegin enne pool tundi kõhuljaseid, kükke, niisama kardiot, teen endale süüa. Siin on kana, friikad ja brokkoli. This is your sign, kui sa ei viitsi teha, siis tead, suvi tuleb. Kõige parem outfit on ilus keha ja et sa oled endaga rahul. Kui on mingid räiged isud, siis ma ütlen vahepeal endale, et nothing tastes as good as skinny feels. Olge teiega tublid ja teeme koos trenni. Vahet ei ole mida. Mul lihtsalt point on see ka, et ükspuha mida, et ma vähemalt 20 minutit liigutaks. Ma ei tea, läheks kõnniks või tantsiks või mis iganes, et lihtsalt saaks selle liigutuse kätte, sest kui ma töölt täna tulin, ma olin nii väsinud, ma istusin lihtsalt diioni peal, ma olin mingi, ma ei viitsi, aga oh my god, kui ma selle trenni ära teen, mul on räme hea pärast olla, endorfiinid on laes. Ma olen täiega see vend, kellele meeldib juua söögi kõrvale midagi. Ma ei taha mingit kofeiiniga jooki juua, sest et siis ma ei saa magada. Nii tore, nüüd on niimoodi, et ma saan hevenlit juua, ma arvan päris palju. Ja mis mulle meeldib alati teha on see, mul ongi söök kahjus. Ma panen klaasi sisse natukene jääd. Nagu õpetaks, nagu te ei oska juua valada, vaata. Ma lihtsalt tahan ühe asjani jõuda. Ja siis ma võtan oma klaasist kõrre. Mimmu. Ülihea on see, et nagu siin on ainult 18,9 kalorit on ju. Nii et saab täpselt söögi kõrvale. Pluss see mango passion on räve hea maitsega ka. Kana, brokkoli ja friikartulid ja mu kasuema teeb maailma parimat kimchit. Nagu reaalselt, ma olen küsinud ka, et miks ta seda ei müü. Proovin iga päev süüa midagi apendatud. See on kõhule hea. Soolestiku mikrofloora paigas. Day 2. Vaatame, mis siit homme hommikul tuleb. Ma olen harjunud selle ümber peaga juba magama, aga sellega on nagu veel mugavam magada. Seda on lihtsam siduda kuidagi, kui sa ei vaata peeglist, vaid sa nagu keskendud üle, nagu ilma peeglita. Vaatame, mis siit hommikul tuleb. Hakkab looma. Unicorn siis. Munna. Ma ei ole jõudnud üldse filmida täna, sellepärast, et ma käisin tööl, siis ma käisin poes, siis ma ostsin kingitusi ja siis ma ostsin veel kingitusi. Ja nüüd ma jooksen ruttu Dagni sünnale. Ma juba olen hiljaks jäänud. Sünnipäeva teemaks on Kreisi raadio ja ta sünnale tuleb esinema Hellad Velled. Ja mina siis võtsin siukse asja nagu rannalõvi videost. Nii et siuke Rannalõvi. Suht hea, et saab sünnale nii mugavalt minna, vaata. Tere! No, kaua ei ole näinud. Engastega siit nüüd üles maale. Kes sa oled? Sellise Anstu vahe. Teeme koos või? Just üks päev arutasime, et me teame 11-10 aastat. Nii et see oleks väga halb, kui me ei teadis midagi. Nagu võiks teada. Autokaalist. Valesti. Sellepärast said 3. koha, et sa spikerdasid minu pealt. Ma sain 2. koha. Meil hullem. Tuleb käima ma ei tea, kas te kuulete, aga siis kui ei viitsi laua juures söömas käia, siis tuleb terve kandik võtta.
Tallinna Eestimaa Kellikarita jättis oma kaamera eile peole, nii et me nüüd lähme tagastame talle selle. Lähme sünnipäevale padelit mängima, tuleb sportlik laupäeva õhtu. Ma pean telefoniga filmima, sest ma käisin eile sünnipäeval ja ma unustasin kaamera sinna ja see on Marise käes. Ühesõnaga ma lähen Slimmi LPG-sse. Vau, mis ilm, kui soe. Hakkas autoga ära pesema või? Raudselt on see, et pesen auto ära ja siis umme vihma sajab, vaata. Klassik lihtsalt. Kostüüm. Nii, käisin LPG-s ära. Väga mõnus oli. Miks siin on see? Mulle ei meeldi. Ma ostsin endale blenderist. Ma näen esimest korda, et sul on kange. See on liiga heavy. Ja ma unustasin kaamera maha. Tere, levitage Kellikarita vlog. Tere sünnipäevalaps. Tšau. Nii, ja kaamera omanik rõõmsasti kohal. Lõpuks võtab üle. Tere, tere, tere. Tere vlog. Aga me tulime nüüd padelit. Saad esimese koha Kelli või? Parem oleks. Let's go, Andrei! Saime 4. koha. Käisime saunas ja lähme ruttu koju sätime valmis. Padja otsingutel lihtsalt. Ma sain endale mingi. Terve sats on lihtsalt IKEA-s. Andrei, jälle sa istud telefonis. Mehed versus naised, vaata. Me mingi aeg just ostsime endale ka nagu uue peegli. Selle vist on ja. Aga siis ei olnud neid, kus on LED-id ümber. Ja nüüd on tulnud mingi aasta tagasi äkki või. Palju ilusam. Aga noh, mis seal ikka. Eile me siis käisimegi seal Unibetis ära, siis läksime natuke tantsisime Pailas ja täna me tiksusime lihtsalt niisama. Ja siis Maris, Tarmo, Marit ja Ranno läksid ka IKEA-sse, me tahtsime IKEA-sse minna, ostsime uued voodipesud. Nagu, siis ma ostsin uue padja. Hästi siukse õhukese. Siis läksime Mariti juurde jälle, poisid tegid sauna ja vaatasime Andrei ja Robini uut seda dating show'd. Nii et kui sa ei ole veel näinud, siis mine vaata seda ka, see on päris lahe. Ma lähen neljapäeval Saaremaale, Lokipeale koolitust andma ühte salongi. Kõigile sobib, aga lihtsalt pead leidma endale selle õige stiili. Tomiväe tuleb jälle. Tulebki. Ma loodan, et teile meeldis mu vlogikene. Kindlasti vaadake siis seda uut realitit, parkimismaja. Meil on ühisvaatamine ka minust 8. aprilli õhtul. Pidin tööd ümber tõstma. Vasta kliendid andestavad mulle, ma loodan. Ja fun fact on see, et kõige haigem see klient, kes pidi tulema see õhtu, mille ma ära tühistasin esimest korda ja ta oli eile Pailas. Siis ta oli mingi, ma tahtsin sinu juurde tulla, aga sa tühistasid ära. Ma olin mingi sorry, et ma võtan su mingi teine päev. Õnneks ta vist ei olnud kuri. Olge tublid, musid, kallid ja näeme varsti. Ciao!